Tervist, minu nimi on Georgi Volõmov, olen Combat Labi peatreener ja ma tahtsin teha väikest kokkuvõtet viimasest hooajast, mis oli, mis juhtus meil klubis, mis uudiseid oli ja ma tahtsin teha seda sellises nagu uudiste formaadis. Esimene asi, võib-olla kõige suurem uudis on see, et aprillis 2025 me avasime teise saali, mis on siis 2 korda suurem umbes ja võib-olla pinna poolest on see nagu mugavam saal. Miks me seda tegime, oli see, et väikses saalis ruumi oli suht vähe, meil oli seal 170 ruuta äkki ja samal ajal käisid nagu kahes nagu saali tiibas käisid erinevad rühmatrennid ja lihtsalt inimesi enam nagu normaalselt ei mahtunud või ruumi oli vähe selleks, et normaalselt teha ja huutult teha trenni. Seepärast pakuti uus ruum, natuke mõtlesime selle üle, kas võtta või mitte. Ja siis otsustasime, kuna Combat Labi plaanid on suht tõsised ja kaugsed, et see oleks loomulik samm, mida teha. Muidugi võib-olla see ajasus ei olnud ideaalne, sest avasime 1. aprill, suvi on ees, on just madal hooaeg, aga ikkagi mu kogemus väikse saaliga on juba olemas, et küll me saame nagu hakkama ja siis me näeme, et siin lähitulevikus neid inimesi, kes hakkavad seda saali külastama, on aina rohkem ja rohkem. Seepärast kõik inimesed, kes võib-olla vaatavad seda videot sügisest, ootame teid kõiki tagasi, need, kes on juba käinud meil ja need inimesed, kes alles kavatsevad tulla, et meil on siin umbes 250 ruutu pinda, naiste duširuumid, meeste duširuumid, naiste duširuumis on 3 duši, meeste duširuumis on 7 duši, seepärast kõik mahume, kõik on mugav ja see saal, ütleme, ta ei ole veel lõplikult tehtud, ta areneb edasi ja siin tuleb väga palju huvitavaid asju juurde lähitulevikus ka. Täpselt aasta tagasi viimasel Muay Thai liiga etapil Kevin Vaas otsustas siis võistelda, siis alustas oma spordikarjääriga pihta, see et motiveeris ka teisi meie klubi liikmeid võistlema ja tahaks rääkida paar sõna sellest hooajast. Kindlasti Kevin Vaas on vähemalt meie klubi tõusev täht, selle hooajaga ta tegi 7 matši, millest 5 ta võitis, 1 kaotas oli selline kahtlane, pigem kaotas reeglite tõttu, kuna vastase treener isegi nõustus, et ta ei kaotanud seda matši, aga 1 matš kindlasti temast oli üle Andres Christopher Kubinski, The Clashil nad tegid semi-pro matši. Kohtunike ühehäälse otsusega võitis meie esimese matši punane nurk Andres Christopher Kubinski! Selle 7 matšiga jõudis Kevin ka saada Eesti meistriks Thai boksis A-klassis ja ka suuti saada Eesti Openi meistriks ka. Teised liikmed osalesid ka ja ma siin võiksin ütelda, et nii hästi meil veel ei läinud, pean seda tõestama, et palju on õppida, võib-olla räägiks ka siin natuke põhjalikumalt, sest enamus oma treeneri karjääris ma olen treeninud siis kas inimesi, kes teevad või õpivad boksi või tai boksi või kickboksi lihtsalt enda jaoks, et tunda ennast natuke sportlikum, iseseisvana, vaimselt stabiilsena või siis teine nišš on siis, ma olen treeninud profisportlasi, on ju Eesti maastikul suht suuri nimesid, olen käinud ka võistlustel, nii siin kui ka välismaal, ma arvan kõige suurematel võistlustel, oleme saanud mingid kõvaid võite, olen saanud kiidusõnaid sportlaste poolest, treenerite poolest. Моему новому тренеру по ударке, Георгию Волõmovу, который к этому бою меня готовил в ударке. Ja muidugi minu jaoks tuligi välja, et otseselt ma pole niimoodi kunagi süsteemselt võistelnud oma nagu spordirühmaga, kes siis on siis mitte harrastussportlased, kes ei ole sellised profisportlased, kes on sellised pigem nagu hobisportlased, aga kes võtavad asjad tõsiselt ja tahavad võistelda. Kindlasti on palju õppida. Esimene asi, mida peaks õppima, on muidugi Thai clinch. Enamust ajast me võistlesime Muay Thai liigal, kus mina isiklikult sain aru, et
tänapäeval see Muay Thai clinch on läinud nii heaks ja kui sa seda ei oska piisavalt hästi, siis minna võita seda oma matši on praktiliselt võimatu. Kunagi ammu, kui mina tegelesin veel 10 aastat tagasi Garandis, see oli ja siis need võistlused olid pigem sellised, et umbes läksite kokku, võtsite üksteisest kinni, tegite paar põlve või küünarnuki ja siis kohtunik sekkus ja ütles break või siis tai keeles midagi, te läksite lahku ja kaklesite edasi. Tänapäeval see on juba omamoodi kunst, nagu võib-olla ma nimetaks seda nagu jalalukud Brasiilias jiu-jitsus, kui sa seda asja ei oska või ei oska kaitsta, siis suur tõenäosus, et see ikkagi kaotad. Seepärast me tegime õigeid otsuseid. Hakkame läbi suve õppima Tai Clinchi, käime Pärnus minu hea sõbra Koo juures, kes võib-olla võtame siin mõned eratrennid inimeste käes, kes on selles asjas kogenumad, et muidugi me ei taha nagu selles aspektis nagu alla jääda. See on esimene asi. Teine asi on muidugi see, et me saime aru, et ainult meie klubi sisemistest seintest ei piisa sellest, et saada head tulemust. Kindlasti peame käima süsteemsemalt teistes klubides sparimas, mis on juba suuremad, kogenumad ja muidugi hea oleks osaleda suvelaagrites. See on ka üks asi, mida panime tähele. Kolmas asi, selleks, et meil oleks nagu alati stabiilne hulk inimesi, hea tehnikaga, hea vastupidavusega ja neid inimesi oleks piisavalt palju, peaksime tõsisemalt alustama lastespordiga, sest paljud omadused nagu kiirus, painduvus, reaktsioon, koordinatsioon, need kõige paremini arenevad just lapse poolest, kui laps on väike. Ka see võitluskogemus ringis ei ole nagu nii karm, kui sa oled 10-9 aastat vana, su jõud ei ole nii tugev ja see ei ole nii ohtlik võrreda see, kui sa oled juba 17 ja 18 ja su ego ja soovid on suur ja sa lähed sinna ringi sisse ja ei saa seda tulemust kätte. Seepärast alates september 2025 me veel tõsisemalt hakkame siis nagu lastespordiga pihta, laste arenguga pihta, meil tulevad ka uued head treenerid meie klubisse, et see töö oleks süsteemne, põhjalik ja me loodame just sealt kasvatada ka klubi tulevaseid tšempione niimoodi, et see oleks ainult üks inimene, vaid neid inimesi oleks nagu palju rohkem kui üks. Ja, et need olid nagu valusad momendid, mida ma pidin nagu vastu võtma, aga ma arvan, et see teebki igad inimest tugevamaks ja targemaks, kui inimene oskab tõestada, mis tal läks hästi, aga ka seda, mis tal läks nagu halvasti ja valesti. Seepärast uuest hooajast veel tõsisemalt hakkame tegema trenne igal tasemel, nii spordirühma tasemel, lasterühmade tasemel. Veel tahaks öelda lihtsalt, et meil on väga hea vibe klubis ja see on alati olnud. Ja seepärast, kui keegi mõtleb, et mida teha siis alates september, et kindlasti tulge Combat Labi, võtke osas ka siis boksitrennides, tai-boksitrennides, fitness-boksitrennides, lastetrennides, et olete oodatud. See oli siis selline kokkuvõte hooajast 2024-2025. Näeme siis juba sügisel ja vaatame, mida me oleme jõudnud teha selle ajaga.